Tervist, sõbrad! Janno Peensalu minu nimi, see on Karjase kohvi saade. Täna, kui ma seda salvestan, see on esmaspäevane päev, nädala algus. Ja mul on hea meel meelde tuletada sulle, et Jumal, keda me teenime, on ustav ja hea. Ja tema heldus kestab igavesti. Ma tahtsin täna hommikul jagada teiega mõningaid kirjakohti tervenemisest, mida mina isiklikult kasutan, deklareerides neid oma elu ja ihu ja tervise üle väga sagedasti. Ja üks nendest kirjakohtadest tuleb õpetussõnade raamatust. Ja peatükk 4 ja salm 20, kus siin öeldakse, et mu poeg, pane tähele mu sõnu. Pööra oma kõrv mu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist, nii et tähtis on oma silmadega Jumala sõna lugeda, mitte ainult kuulata audiopiiblit, vaid panna oma silmad selle peale. Hoia need oma südames. Alal hoidmine on muidugi midagi muud kui ükskord kuulda. Kui me kordame asju, nagu minu ema ikka õpetas, korda seda, kuni see jääb sulle meelde ja kordamine on tarkuse ema. Sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu tema ihule. Üks piibli tõlge ütleb ravimiks või meditsiiniks, arstirohuks sinu ihule. Nii et Jumala sõnal on võime, on vägi tuua tervenemist sinu kudedele, sinu luustikule, närvisüsteemile, lihaskonnale, organitele, protsessidele ja talitustele sinu ihus. Jumala sõna kannab väge ja siin piibel annab meile selle tõotuse. Üks teine koht, mida me Vanas Testamendis samuti teame, on Jesaja raamatus, mis räägib edasi Jumala sõna väest. 55 peatükk, salm 10. Ütleb siin niimoodi, sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi. Vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga. Ja ta ütleb siin edasi, mis lähtub minu suust, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele ja saadab korda, milleks ma ta välja olen läkitanud. Ja sõbrad, meil on see au ja privileeg, et meil on Jumala sõna kirjutatud piiblisse või piibli näol meieni jõudnud ja et meie võime samuti oma suuga välja kuulutada, deklareerida, tunnistada Jumala sõna. Ja seesama Jumala sõna jätkuvalt ei tule tühjalt tagasi ka meie juurde, sest Jumala sõna on vägev ja sellest me loeme Uuest Testamendist, Heebrea kirjast, 4. peatükk. Tuntud salm, salm 12. Sest Jumala sõna on elav ja vägev. See sõna vägev on samuti sõna aktiivne mõningates piibli tõlgetes, ehk et Jumala sõna on aktiivne. See on valmis tegutsema. Ta otsib lihtsalt võimalust tegutseda, et keegi annab talle suuna. See on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi nagu röntgen, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu. Liikmed ja üdi on südame meelsuse, mõtete hindaja, nii et Jumala sõna läbistab mõtete maailma, emotsionaalset maailma, mentaalset maailma, hingelist maailma, vaimumaailma, materiaalset maailma. Siin ütleb edasi, ükski loodu ei ole temale nähtamatu, kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees ja temale tuleb meil aru anda, nii et Jumala sõna teeb tööd. Ja kuigi me ei mõista lõpuni, miks sõnad on nii väelised ja me ei saa sõnu näha, mõningad kaudsed katsed on tehtud, kui väelised sõnad on, me teame, Jaapani teadlane Emoto kõneles vee üle teatud sõnu. Tal oli kanistrites vesi.
ja ühte kanistrit ta näiteks needis või pani sinna sildi külge, et sa oled kole ja teise peale sa oled õnnistatud ja siis ta järsult külmutas selle vee ja uuris neid jääkristalle, mis tekkisid ja avastas, et iga kord, kui vee üle oli räägitud positiivseid sõnu, moodustasid kenad jääkristallid, korrektsed, sümmeetrilised, harmoonilised. Iga kord, kui oli räägitud negatiivseid sõnu, see moodustas ebakorrapärased, koledad struktuurid, mis ütleb seda, et sõnadel on vägi. Ja me ilmselt tulevikus avastame veel teaduslikus võtmes, kui väelised sõnad on. Aga Jumala sõna tõotus sellest, et sõna on väeline, on meile usklikutele piisav. Ja kui me vaatame siin edasi Uues Testamendis, siis Jakobuse kirjas räägitakse meile ka usu tähtsusest, sest Jumala sõna võib olla nii väeline, kui ta iganes ka on. Kui puudub teise pool usk, et seda vastu võtta, siis juhtub nii, nagu Iisraeli rahvaga juhtus, kellest ka Heebrea kirja kirjutaja ütleb 4. peatükis, et nad ei seganud seda sõna usuga või eesti keeles piiblis öeldakse, et see ei imbunud usu läbi neisse. Nii et sõna oli väeline ja muuseas seal samas peatükis ongi see kirja koht, et sest Jumala sõna on elav ja vägev. Ja tõepoolest see on elav ja vägev, see on võimas, see on kõrgema autoriteediga universumis. Ometi see ei tee midagi head, enne kui seda usu läbi vastu ei võeta. Nii nagu Ed Kaul ütles, et seep ei tee sulle midagi head enne, kui sa seda enda elu peal või ihu peal ei rakenda. Ja selle tõttu usu element on tähtis. Muuseas, usk on tähtis igapäevaelus iga inimese jaoks. Kui ükski kuulaja ei usu midagi, mida ma ütlen, ja mina ei usu ühtegi asja, mida mina kuulen, ükskõik kelle käest, siis elu oleks võimatu. Keegi ütleb, see on leib, ma ütlen, ma ei usu. Keegi ütleb, et siin on puud sinu ahju kütmiseks, ma ütlen, ei usu. Mitte midagi, mida ma näen või kuulen, ei usu. Elu oleks võimatu, usk on tähtis ja usk on tähtis ka Jumala käest vastu võtmiseks. Jakobuse kirjas 5 ja 15 salm ütleldakse meile ja usupalve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Seesama Jakobus ütleb, et kui keegi palub, siis ta palugu usus, muidu ta sarnaneb veelainetele, mida tuul üles ja alla tõstab. Ja ta ütleb, et kaksipidise meelega mees ärgu arvaku, et ta midagi issandalt saab. Usu tähtsusest rääkides ma tahan tähelepanu pöörata veel Matteuse evangeeliumis esile toodud loost sõjapealikust, kes räägib Jeesusega ja mainib talle, et tema poiss on kodus halvatuna maas suures valus, mille peale Jeesus ütleb, ma tulen ja teen ta terveks. Ma kuulsin vajadusest, ma olen valmis tulema. Ja sõjapealik ütleb talle, et issand, ma pole väärt, et sa mu kotta tuled. Ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Ja me teame, et selles loos Jeesus oli nii vaimustunud sellest, et keegi lihtsalt uskus sõnaväesse. Ja ta ütleb niimoodi siin, et tõesti, ma ütlen teile, salmis 10 peatükk 8, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Ilmselgelt ei olnud ju tegemist juudi inimesega, vaid see oli Rooma okupatsioonivägi, kes oli seal Iisraelis sel hetkel ja Jeesus ütles, et isegi neilt, kelle juurde mind on läkitatud Iisraeli rahvas, ma ei ole leidnud nii suurt usku. Ja see küsimus on, et missugune oli see suur usk ja vastus on, et suur usk oli usk Jumala sõnasse. Ilma selleta, et oleks mingisugused välised tõendused, ilmingud, kinnitused, mõni ütleb, kui ma näen, siis ma usun. Kui ma näen uurimustulemusi, siis ma usun. Kui teaduslikult on kinnitatud ja tõestatud, Jumal on olemas, siis ma usun. Aga ta ütleb siin, et lihtsalt usud, kuna sõna ütleb nii. Ja vaatame ka Markuse evangeeliumisse 5.
peatükki ja salm 34. Jällegi tuntud lugu siin Jairuse tütre ja veritõbise naise tervendamisest. Ja siin salmis 34 Jeesus ütleb sellele veritõbisele naisele, kes tegelikult on nüüd juba terveks saanud: tütar, sinu usk on sind aidanud. Sinu usk võib sind aidata. Selle tõttu usku tuleb kasvatada, usku tuleb alal hoida. On inimesed, kes on kaotanud ära oma usu, kaotanud ära usu tervenemisse, kaotanud ära usu, et Jumal on varustaja, et Jumal on vabastaja. Mõni on kaotanud ära usu, et Jumal üldse on olemas või et teda tasub teenida. Tütar, sinu usk on sind aidanud. Ja me teame seda, et tegelikult selle naise tervendas Jeesusest lähtuv püha vaimu tervendusvägi. Vägi tuli Jeesusest. Piibel ütleb siin, et Jeesus tundis, et tema ihust vägi välja läks ja ta pöördus ümber, et näha, kes oli põhjustanud seda. Ja mis oli siis seda põhjustanud, oli selle naise usk, sest jüngrid ütlesid, paljud puudutavad sind ja lähevad sulle vastu ja Jeesus ütles, kes puudutas mind? Ja jüngrid vastasid, et kõik puudutavad sind. Aga Jeesus teadis, et keegi oli teda puudutanud teistmoodi. Keegi oli puudutanud teda usuga. Eilsel teenistusel Jumal andis mulle 3 teadmise sõna. Aga selles väikses grupis kõik need 3 inimest tulid esile otse kohe. Üks inimene, kelle osas ma tundsin, et hiljuti sellel inimesel on olnud unehäired. Mitte, et see on kogu aeg olnud, aga hiljuti on tekkinud ja kohe keegi astus esile. Siis teiseks ma tajusin, et kellelgi on tekkinud hiljuti mingi liigesega probleem. Ja samuti üks noormees tuli esile, palvetsime tema eest. Ja lõppeks ma tajusin, et on keegi, kellel on neelamisraskused. Ja see inimene esile ei tunda, aga pärast, kui koosolek oli läbi, ta ütles, ma ei tahtnud tulla, et mina olen see inimene. Ja kui Jumal vaimu Anni läbi nende inimeste olukorrad esile tõi, siis number 1, see tõstis nende inimeste usku seda imet vastu võtta. Teiseks, see tõstis minu usku, et Jumal on selle asja taga ja kui tema on selle alustanud, siis tema viib sellega lõpule ja see oli haruldane koosolek, haruldane aeg koos olla. Sõbrad, ma lõpetan täna sellega, et Hebra kirjas siin öeldakse meile, et Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Ehk teisisõnu, tema seisab jätkuvalt oma sõna taga, ta on jätkuvalt tervendaja ja meie osa on seista usus ja deklareerida seda, mida me usume, sest Ilmutuse raamatus 12 peatükk 11 salm ütleb, et nemad, see on Jumala rahvas, on tema, see on saatana võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani. Ja üks komponent siin on tunnistada seda, mida me usume. Ja väga tihti oma palveelus Jumala ees olles ma deklareerin Jumala sõna, öeldes Jumalale nõnda, issand, sa oled öelnud oma sõnas. Ja siis ma tsiteerin selle salmi näiteks, Jeesuse vermete läbi on mulle tervist tulnud. Ja ma deklareerin seda konkreetselt nende kehaosade üle või selle probleemi üle minu ihus. Ma ütlen isegi teinekord, et kuulake Jehova sõna, teie närvirakud või lihaskoerakud või see haige liiges. Jeesuse vermete läbi on teile tervist tulnud. Nüüd joonduge ühte Jumala sõnaga. Ja Jumala sõnal on kõrgem autoriteet, nii et sõbrad, see meie osa leida need tõotused, tunnistada seda, mida Jumal on meie kohta öelnud, ususse vastu võtta ja tänada Jumalat selle eest, et Jumala sõna on elav ja vägev ja et need tervenemisimed tulevad ka meie ihus esile. Need olid need mõtted, mis ma tahtsin jagada. Sõbrad, olge väga õnnistatud ja näeme varsti jälle.